Seoses presidendivalimistega on meil Eestis tekkinud selline väga kummaline olukord, et meil on käputäis kandidaate, kes oleksid valmis homne päev meil presidendiks hakkama ja siis on üks kandidaat, kelle koha pealt Riigikogu suudaks omavahel kokku leppida, et ta sobib meile järgmiseks presidendiks, kuid tema ise ei ole öelnud jah sõna, ehk siis jutt käib Ülle Madisest. Et kuidas selline kurioosne moment on üldse võimalikuks saanud? See on tõesti nende presidendivalimiste omapära on see, et kõigepealt oodati, kas ametis olev riigipea on valmis uuesti kandideerima. Kusjuures siis olid osad erakonnad, kes teda toetasid ja teised erakonnad, kes ütlesid, et me ei saa teda ju tema suhtes seisukohta kujundada, kuni me ei tea, kas ta kandideerib või mitte. Ja vastastikku siis heideti ette, et neile, kes toetasid, toona Alar Karist öeldi, et see oli ennatlik ja oleks pidanud ära ootama siiski tema otsuse. Siis nüüd on kujunenud vastupidine olukord, kus taas oodatakse ja siis need, kes varem ütlesid, et ei ole võimalik kujundada seisukohta, kui ei tea, millised on inimese kavatsused, siis nemad nüüd on kujundanud seisukoha ja heidavad siis omakorda ette nendele, kes siis kevadel toetasid Alar Karise kandidatuuri. Nüüd jah, selline Eesti presidendivalimistele, ma ütleks, üsna tüüpiline olukord, kus vahetult enne presidendivalimisi on küllalt suur segadus. Võib-olla selle erinevusega, et kui varem oli niimoodi tavaliselt, et kõigepealt kukkus midagi nagu läbi või ei õnnestunud ja siis oli piinlik, nüüd on juba pikalt ette piinlik, et selles mõttes oleme me edasi jõudnud, et selle piinlikkustunde tekitamine ühiskonnas on õnnestunud sel korral varem kui varasematel kordadel. Kas see omakorda kuidagi devalveerib seda ametikohta, et rahva silmis näib see selline presidendivalimiste tsirkusena, ütleme ausalt, et keegi ei võta seda enam tõsiselt, inimesed ei viitsi seda enam jälgida ja kuidagi lõpuks ongi kõigil niimoodi käega lüüa, et pange, kes sinna iganes tuleb ja kes iganes nõus on sellega kaasa minema. No ma olen sellele ka varem tähelepanu juhtinud, et tegelikult selle ameti selline devalveerimine on kestnud juba mõnda aega. Et kui mõelda, et kuidas on nagu valitud keegi ja siis mõni aasta hiljem on leitud väga palju põhjuseid, miks pärast ikkagi see inimene ei ole väga hea valik ja siis on proovitud valida kedagi teist. Kas Alar Karisega läks niimoodi? No ütleme, ma võib-olla ütleks üldistades niimoodi, et praegu ju mõnes mõttes on ju niimoodi, et otsitakse inimest, kes oleks nõus siis tulema ja riskima sellega, et 2-3 aasta pärast need samad erakonnad, kes on teda valinud, leiaksid siis jälle palju põhjuseid, miks pärast ikkagi ta ei ole väga hea inimene ja tuleb keegi teine valida. Et see on kindlasti probleem. Kindlasti ka võib-olla see viis, kuidas välisminister on võib-olla presidenti suhtunud, kui ikka välisminister ütleb, et ma ei tea, ei leia aegagi väga selle inimesega rääkimiseks või et meid ei huvitagi seal, mis ta seal Kadriorus räägib. Et ma arvan, et see on nagu kindlasti mõjunud mõnevõrra halvasti ja eks loomulikult see poliitikute ja erakondade omavaheline suutmatus praegu kokku leppida või normaalsel viisil asju ajada. Eks see loomulikult, ma arvan, endast lugupidavatel inimestele on nagu mingil määral võib muuta neid ettevaatlikuks. Kas kevadised valimised mõjutavad seda praegu? Käib läbi presidendikandidaatide otsimise ikkagi selline poliitiline köievedu? Ja mulle tundub et need kevadised valimised, ka Riigikogu valimised, mille peale ma arvan tavainimene või Õhtulehe lugeja üldse ei mõtlegi, et need tulemas on, need tunduvad veel nii kaugel, siis erakondadele need on jah nagu väga, väga tõsiselt mõjutanud, et see on selline nagu kuidagi ajab poliitikutel pea minu meelest täiesti segi, et tegelikult kui teha samm tagasi ja mõelda, et mis tõenäoliselt need inimesed, kes lähevad kevadel valima suures ulatuses Eesti kodanikud, mis nende enamus täna ootab erakondadelt. Ma arvan, nad ootavad seda, et erakonnad suudaksid omavahel kokku leppida, leida Eestile väärika presidendikandidaadi, ideaalis siis küllalt sellise laiapindselt Riigikogus see inimene valitakse ära ja ma arvan, et seda tegelikult need samad valijad, kelle peale kõige rohkem mõeldakse siis järgmise aasta Riigikogu valimiste kontekstis, seda nad tegelikult ju ootavad. Ja tegelikult need erakondade juhid, kellel täna ühel, teisel või kolmandal põhjusel on keeruline nagu omavahel seda ühisosa leida, et kui nad niimoodi nagu võib-olla korraks teeks paar sammu tagasi, saaksid aru, et võib-olla just see on see võti, kuidas nendel kevadistel valimistel edukas olla, et ollagi selline konstruktiivne ja ühisosa otsimisele ja kompromissidele avatud poliitiline liider ja eestvedaja, keda Eesti rahvas tahaks, ma arvan, siis võib-olla näha järgmises valitsuses või järgmises Riigikogus. Kas praeguste välja nimetatud kandidaatide hulgas nii nende, kes on andnud enda nõusoleku, et nad on valmis kandideerima, kui ka nende, keda tahetakse justkui vägisi sinna presidendi lossi suruda, on kandidaate, kes teie hinnangul kannaksid selle Eesti riigipea rolli
rolli väga hästi välja? Muidugi on, et Eestil inimestest, kes tegelikult seda tööd saaksid väga hästi teha, ei ole puudust, et seda muret meil küll ei ole, ja ka ütleme neid, kellest on vähem räägitud, on tegelikult inimesi, kes ma arvan saaksid selle tööga väga hästi hakkama, et selles minu meelest pole üldse küsimus, et probleem on ikkagi nagu selles protsessis, mis ma arvan, lõpuks see kedagi ei huvita, et inimesi huvitab nagu tulemus ikkagi. Aga kas seda protsessi tuleks muuta, et meil arutatakse tihti iga kord enne presidendi valimisi ja vahel ka enne Riigikogu valimiste kampaaniat seda, et kas tuleks viia sisse presidendi otsevalimised, et rahvas saaks ise valida endale presidenti. Ometigi põhiseaduse kallale väga ei kiputa. Jututeemana on see hea, see valimiskampaania punktina on see väga köitev, aga samas justkui samme selle suunas ei tehta. Et järelikult, kas toimiv süsteem on kuidagi kasumlik praegu parlamendile ja valitsusele või siis mille taha see kinni jääb? No lihtne vastus on see, et ma arvan, et kui erakonnad ei suuda praegusel hetkel jõuda kokkuleppele, et kes võiks olla presidendikandidaat, siis kujutada seda ette, et nad jõuaksid kokkuleppele sellises väga põhimõttelises reformis, põhiseaduslikes muudatustes, kuidas president üldse valitakse. Seda on väga raske ette kujutada. Aga ei, ma olen nagu naljaga pooleks öelnud, et võib-olla tõesti, et äkki me peaksime mõtlema selle peale, et praegu on nende presidendivalimiste omapära on see, et ei tea, inimesed ei ole nõus kandideerima, et ma ei tea, siis võib-olla tuleks siis kuidagi anda õigus valida president niimoodi, ilma et selle inimese nõusolekut üldse küsitaksegi, et lihtsalt erakonnad valivad ära ja siis inimesele antakse teada, et teid on nüüd valitud presidendiks, et olete kohustatud seda ametit pidama. See on nüüd nali muidugi. Et loomulikult see presidendivalimiste kord, mis meil praegu on, ei ole ideaalne, aga ma ei ütleks, et ta on ka kuidagi nagu väga halb või et see on tõeline katastroof, mis omal ajal Põhiseaduse Assamblee välja mõtles ja mille Eesti rahvas siis kinnitas. Et lihtsalt mulle tundub, et nagu on sassi on läinud see, kuidas seda rakendada. Et tegelikult see kord on ju nagu üsna selline lihtne, et justkui võiksid tekkida erinevad kandidaadid, nende ülesseadmiseks on vaja teatud arv Riigikogu saadikuid, aga see ei ole väga kõrge künnis, et siis need inimesed siis lähevad esimeses voorus, kui keegi neist ei võida, siis tehakse järgmine voor ja tegelikult kui seadust lugeda, siis see valimise korral nagu pealtnäha pole häda midagi. Aga jah, et see probleem on nagu nendes, kes seda seadust siis nüüd püüavad rakendada. Et see intervjuu ei jääks meil ainult selliseks nurisemise tasandil jutuvestmiseks, siis mis oleks praegu lahendus, kuidas tuleks selle olukorraga edasi minna nii, et see ei muutuks komejandiks? No, komejandiks ta on juba muutunud, aga kuidas tegelikult edasi peaks minema on see, et praegu nagu on tekkinud kaks leeri. Ühel pool on siis nagu liberaalsed erakonnad, teisel pool konservatiivsed erakonnad ja nad kuidagi ei saa keskpõrandal kokku. Ma lugesin eile Rahvusringhäälingu portaalist Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ütles siis, et tema meelest üldse Isamaa ja Keskerakond ei tahagi milleski kokku leppida. Muidugi, kui sa sellise hoiakuga või sellise tujuga läbirääkimistele lähed, et nagunii midagi välja ei tule, et mis me siin ikka, siis ei saagi midagi välja tulla. Et tegelikult on ju veel mitukümmend päeva aega, iseenesest täitsa palju. Eesti Riigikogu on väike, need erakonnad on väikesed, fraktsioonid on tegelikult väikesed. See ei ole väga keeruline, nagu presidendi kandidaadiks end pakkuv Indrek Laul ütles, et selle Eesti poliitika endale selgeks tegemine, et see on klaverite müügist oluliselt lihtsam ülesanne. Et tegelikult minu meelest täna, kui selle kokkuleppeks täna ei ole eeldusi, et siis tuleks mõelda, et kuidas need eeldused ikkagi püüda luua ja selle nimel töötada, sest et selge on see, et Riigikogus presidendi valimiseks oleks vaja nii valitsuserakondade kui ka mitme opositsioonierakonna koostööd, siis nagu näeks see usutav välja. Ja kui see ei õnnestu, siis ei õnnestu, ega siis ei olegi midagi teha, siis selleks meil ongi põhiseaduse loojad targasti ette näinud selle ventiili, siis läheb see valimiskogusse, tulevad kohalikest omavalitsustest palju rohkem kahe jalaga maa peal olevad inimesed, kellel võib-olla nagu need Riigikogu valimised pole nii palju pead segamini ajanud ja siis nemad siis loodetavasti siis suudavad selle presidendi ära valida ja kui see ei õnnestu, siis läheb selle Riigikokku ja seal me jälle oleme.